tuletame nüüd meelde, mida me oleme oma mänguga juba jõudnud teha. Me oleme ehitanud oma maailma, me oleme lisanud sinna objektid, me oleme lisanud sinna sõidukid, sõidukid oskavad sõita, aga nüüd vaatame, kuidas me saame teha nii, et see sõiduk korjaks teatud objekte ehk näiteks õunu, mis meil seal on. Selle jaoks valime jälle siit menüüst Load World. Nii. Ja siit My World sealt tuleb kohe minu maailm lahti. Ja siin on kohe näha, et mul on siin see puu ja seal puu taga on mul tegelikult ka õunad peidus ja siin on sõiduk. Ja selleks, et ma saaksin midagi siin muuta, vajutame nuppu Escape. Nii. Näete, need objektid kõik kohe tahavad minuga kogu aeg rääkida, liigutavad ennast ja teevad hääli. Ja nüüd ma tahan selle sama sõiduki panna ära korjama vot neid kahte õuna. Selleks, et programmeerida sõidukit, tuletan meelde, lähen nüüd jälle siia objekti ikooni peale. Nii, ja nüüd vajutan parema hiireklahvi ja valin Program. Siit on nüüd näha, et siin on üks programm juba olemas, et ta sõidab klaviatuuri noolte abil ja liigub edasi. Aga nüüd ütlen talle, et annan teise käsurea. Siis kui ja valime siin põrkab kokku. Põrkab kokku, pumped. Ja millega me tahame kokku põrgata? See oli õun. Panin jälle siia plussi peale, vajutan when järele ja valin siit objektide alt õuna. Nii. Ja nüüd annan talle käsu, et kui ta põrkab kokku õunaga, siis do. Ja no ei ole see nüüd kõige ilusam käsklus, see on selline, et eemaldada. Nii. Squash. Nii, ja nüüd vaatame. Vajutan nuppu Escape. Vajutan Play nuppu. Nii, ja vaatan nüüd ja proovin nüüd seda sõidukit panna nende õunte poole sõitma. Taga on üks suur õun, seda on isegi lihtsam kätte saada, kui seda pisikest õuna. Nii, aga võtame selle pisikese õuna enne, vaatame nii. Ei tule, läks hoopis selle suure õuna juurde. Ja näete, nüüd seda suurt õuna enam ei ole olemas. Nüüd lähen selle juurde. Ja otse edasi, vaatan, saan kätte ka selle õuna. Nii, sain kätte. Hästi täpselt ta peale minema. Nii, sain kätte ka selle õuna. Ja niimoodi saangi ma nüüd sõidukite abil erinevaid objekte hakata kokku koguma. Ära unusta, et nüüd vajutad Escape. Lähed kodunupule ja kindlasti salvestad oma töö. Nii, nimi on juba olemas. Vajutan lihtsalt Save. Save.